Tere hommikust, kallid kasteelised, täna oleme tulnud siia looduskaunisse kohta ja tänase teemas on siis valikute küsimused. Et kas inimene valib Jumala või kedagi muud. Tänane kirjakoht tuleb Luuka evangeeliumi 14. peatükist, salmid 15–22. Kui aga üks neist, kes lauas istus, seda kuulis, ütles ta Jeesusele: õnnis on see, kes sööb leiba Jumala riigis. Aga Jeesus ütles talle: üks inimene tegi suure pidusöögi ja kutsus paljusid. Ja pidusöögi alates läkitas ta oma sulase kutsutule ütlema: tulge, sest kõik on juba valmis. Aga nemad kõik hakkasid aga ühest suust vabandama. Esimene ütles talle: ma olen ostnud põllu, pean minema vaatama seda. Ma palun sind, vabanda mind. Teine ütles: ma olen ostnud 5 paari härgi, lähen neid proovima, ma palun sind, vabanda mind. Ja veel teine ütles: ma olen äsja võtnud naise, seepärast ma ei saa tulla. Ja sulane tuli tagasi, teatas oma isandale, sest koja isand vihastas ja ütles sulasele: mine kohe välja linna tänavatele, teedele ja too siia vaesed, küürakad ja pimedad ja jalutud. Sulane ütles: isand, nõnda nagu sa käskisid, on tehtud, aga veel on ruumi. Aamen. Väga ilmekas ja illustreeriv kirjakoht kogu inimkonna ajaloo kohta, kus inimkond on tegelikult teeninud kedagi teist, aga mitte issandat Jumalat ja on alati midagi muud tähtsamaks pidanud. Ei olnud ka seekord viimane kord väga teisiti, kui ma proovisin inimesi saada sõna kuulama. Ikkagi leiti, et midagi on tähtsamat, midagi on olulisemat. Kuigi tegelikult inimesed peaksid teda küsima, et meil on ju tegemist lõpuajaga. Ja kui keegi tuleb sõna kuulutama, siis järelikult on selles inimesel hea põhjus seda teha. Järelikult on Jumal teda kutsunud. Järelikult on tal teile mingisugune sõnum edasi anda, mis on teie edaspidiseks eluks vajalik. Ja kui nüüd seda, mida vastu võtta, siis ühel hetkel hakkavad igasugused asjad juhtuma. Ja see oli ainuke näide, kus selline asi juhtunud on, seda kahjuks on korduvalt ikka ja jälle ja uuesti tehakse. Ikka ja jälle ei saada lõpuni aru, mida üks või teine organisatsioon tegelikult toimetamas on. Kui on organisatsioon teinud kompromissi kurjusega ehk läinud kaasa ebaloomulike vajadustega, siis tegelikult see organisatsioon on juba Jumala reetnud. See võib olla kirik, see võib olla mida iganes muud. Aga ta on juba seda teinud, sest ta on läinud kaasa kurjuse agendaga, mis on kõige kristliku jumaliku vastu, mis tegelikult elu ja inimest ausalt öeldes päris korralikult ära hävitaks. Küsimusi üldse esitamata. Nagu me tänases kirjakohas tegelikult nägime, Jumal leiab ikka siis mingit muud võimalusi või kutsub kedagi teist, kui inimesed korduvalt ikka ja jälle ei vasta. Aga küsimus on selles, millest te siis õigupoolest ilma jääte. Tavaliselt jäädakse ilma Jumala sõnast ja Jumala armust ja võimaluseks osa saada osadusest. Sellest justkui vabatahtlikult tegelikult loobudes. Mille kasuks, isegi teadmata miks tegelikult. Võib ka olla niimoodi, et ühesse viiakse ressurss ja teisest tahetakse võtta leib. Aga sellisele tuleb ikkagi meeles pidada, et inimesel on vaja leiba ja ka sõnakuulutaja on ikkagi inimene ja preester, kes vajab oma maiste kulude katteks ikkagi ressurssi. Seda nüüd arvata, et keegi Jumala riigi tööd tasuta teeb, on tegelikult päris naiivne. See ei ole lihtsalt võimalik, et ilma ressursikulu katteta seda tööd on teha võimalik. See on nagu iga teinegi töö selles mõttes, et tal on kulud, sellel inimesel on vajadused, samamoodi on sellel inimesel ju maksud maksta ja muud asjad teha, et see on paratamatus. See käib selle asja juurde ja sinna pole mitte midagi parata. Sellega mitte arvestamine ei ole eriti mõistlik ja pikas perspektiivis ühel hetkel lihtsalt inimene ei jõua tasuta tööd teha. See on paratamatu ja ka see on selle loodud maailma üks seaduspäradest, mida paljudel juhtudel kiputakse unustama. Inimene ei saa üksnes õhust ja armastusest oma tegemisi ja toimetamisi teha. See pole lihtsalt võimalik. See ei ole lihtsalt võimalik, see käib selle maailma juurde. Kui palju siit tegelikult on kutsutud ja kui palju on maine maailm oma rumalusest tegelikult neid inimesi tagasi lükanud.
ja mitte ainult kirikus, ka muudes eluvaldkondades, kellel tegelikult on võimekus muuta midagi paremaks, võimekus anda midagi ligimesele. Need on tagasi lükatud. Nii ka me praegu võime juures oleval ideoloogilisel, globalistlikul, totalitaristlikul perioodi juures näha, kuidas need tegelased, kes sellega pole kaasa läinud, on ühiskonnas vaikselt või armutult üle parda visatud ja nad on kõik ära unustatud. Me ei saa ega tohi seda unustada, et see niimoodi on. Selles kirjakohas oli tegelikult koja isand oli Jumal. Jumal on meid kutsunud kellegi juurde. Jumal on meid kutsunud midagi kuulma, kuulutama. Ja kui me nüüd ei lähe, siis tõenäoliselt me jääme ilma issanda armust. Ja lõpu ajal on igal sellisel valikul loomulikult täiesti ootamatud tagajärjed. Armu kadumine, kõik võimalikud juhtumised, millel ei ole tegelikult seletust. Sellepärast, et me oleme Jumala lihtsalt ära unustanud ja midagi muud tema asemel valinud. Me ei saa seda kuidagi unustada. Et kui me jätame Jumala valimata ja kui me kutsetele ei vasta, siis me kaotame juba osa ka Jumala kaitsest ja juhatusest ja see on paratamatu. Sest ütlen veel kord, selles maailmas ei ole mitte midagi ilma põhjuseta. Kõigil on oma eesmärk. Kõik on millekski mõeldud kellegi muutmiseks, päästmiseks. Ei ole päris niimoodi, et me teeme seda, mida tahame ja siis pärast hiljem küsime, et aga miks minult on Jumala arm kadunud, miks minu asjad ei lähe ja kus mu õnnistus on. Sellest pole tegelikult mitte ükski kristlane kaitstud, et ta selliseid väärad samme ei tee. Probleem on lihtsalt inimese enda isiklikus loomus. Inimese loomus on juba selline, et ta ei ole suuteline olema eksimatu. Ta ikka ja jälle komistab oma kõikvõimalike nõrkuste otsa. Praegusel lõpuajal tuleb meeles pidada, et see globalistlik paus, mis praegu on, see lõpeb kindlasti kohe ära, sest on päris kindel, et globalistid ei jäta oma maski ja süsti agendat mitte mingil juhul järgi, sest nende lõppeesmärk on ju kõik inimesed mürgisüsti otsa saada. Praegune illusioon oli lihtsalt meediamanipulatsioon selleks, et inimesed ära uinutada, et nende tähelepanu juhtida kõrvale tegelikkusest ja lihtsalt panna see unustama. Ja siis õigel hetkel, kui mingisugused meediaasjad on ammendunud, tulla jällegi peale ja agenda täielikult uuesti kehtestada. Me ei saa ega tohi seda mitte mingil juhul ära unustada ja see agenda tõenäoliselt tuleb veelgi jõulisemalt peale, veelgi julmemalt inimeste loomulikke vajadusi ja eluvajadusi taha plaanile lükates, likvideerides ja tegelikult ka pikas perspektiivis on selle agenda eesmärk inimesed vaesustada, paljaks varastada ja näljaseks. Seda tehakse järk-järgult ja seda ei teha kohe. Sellisel ajal on eriti vajalik võtta vastu iga sõna kuulutaja. Tulla ja vaadata, mida inimesel on öelda Jumala sõna kohta. Sellepärast, et Jumal ei anna ilmaasjata midagi välja. Või Jumal ei anna kellelegi ilmaasjata ülesannet, järelikult sellel inimesel on midagi öelda ligimesele, mida see inimene tegelikult mujalt ei saa, kui selle sõna kuulutaja käest. Jumala riigis on kõik asjad väga paigas ja Jumal teab väga täpselt, mida ja kuidas ta tegelikult teeb, nagu ta ka selle loodu on loonud, et kõik asjad on täpselt süsteemipärased. Inimene on ainuke, kes tegelikult püüab seda süsteemi väänata, pöörata ja kõikudes niimoodi ühest äärmusest lõpuks teise. Et lõpuks iseennast hävitades sellega, minnes kaasa kõikvõimaliku rumaluse ja õudusega, millel tegelikkusega ei ole enam ammu mitte midagi pistmist. Ehk tegelikult sisuliselt rohepöördega. Ja lõppeesmärk on inimeste hävitamine ja paljaks varastamine järk-järgult. Leitakse nagu ikka igal agendal oma süsteemile kasulikud suuvoodrid, kes lihtsalt räägivad seda, mida teatud grupp seltsimehi käseb, kellel puudub igasugune mõtlemisvõime ja paljudel juhtudel, kui me juures olevat pilti vaatame, on lastud juhtpositsioonidele tüübid, kes seal Jumala eest olla ei tohiks. Sellepärast, et nendega on väga lihtne agendat teostada, sest neil puudub mõtlemisvõime paljudel juhtudel. Nad ei ole võimelised nägema protsesside taha.
Nad ei ole võimelised aru saama, mis tegelikult toimumas on. Vaid tegelevad jumal teab mille või jumal teab kellega. Nendel ei ole mingit isiklikku eesmärki ega selgroogu ega mingit ideoloogilist baasi, kuidas asju mõista, vaid nad on neid pimedad käsutäitjad sageli, kes kõigega lollustega lihtsalt küsimusi esitamata kaasa lähevad ja kes üldse ei mõtle selle peale, milline on tulevik, mis on selle ideoloogia tulemus. Praegusel ajal on ju kahtlemata selge, et ega inimesed ei taju, kuidas seda Jumalat tuleks teenida või kelle juurde minna. Aga kui ikkagi paljud peavoolukonfessioonid lähevad globalistliku õudusega kaasa, kui nad ei astu otseselt vastu mürgisüstidele ja muudele globaalsetele kuritegelikele eksessidele, siis on ju selge, keda nad teenivad. Inerts on aga nii tugev ja inimeste mõtlemisvõime sageli kahjuks nii piiratud, et nad ei näe puude taga metsa, nad ei näe seda, et kui see organisatsioon nõustub selle agendaga, siis järelikult ongi see juba koostöö. Järelikult on juba selline asi, millega tegelikult mitte mingil juhul, mitte ükski lugupidav kristlik organisatsioon ega ka muu organisatsioon ei tohiks teha kompromissi, nagu seda maski ja süsti agenda. Me ei tohi mitte mingil juhul ära unustada. Ma rõhutan veel kord, et see tuleb sügisel tagasi, et nad ei jäta oma autistlik, aspergerlikku õudust, mida nad ühiskonnale kaela määrivad, juurutamata. Selles pole mitte mingisugust kahtlust, sellepärast et autist vajab totaalset kontrolli ühiskonna üle, ta ei vali vahendeid, ta on inimvihkalik loodusõnnetus, võiks otse välja öelda. See on kurb ja kahetsusväärne, et sellised asjad juhtunud üldse on. See on kurb ja see on inimese isiklik traagika, mis kahjuks tegelikult väljendub ka selles, kui ta saab juhtpositsioonidele, kuidas ta käitub ülejäänud ühiskonna. See on niivõrd sügav traagika, et selle inimese nahas ausalt öeldes olla ei tahakski. Sest see viha ja vihkamine, mis selle inimese sees ümbruskonna vastu on destruktiivne ja hävitav. Nende inimesed ei tohiks tegelikult tegeleda nende asjadega, mis on inimestega. Sest kõik muud asjad olema nende kompetentsis, aga mitte see, mis on seotud inimestega ja nende juhtimisega. Sest vastasel korral, nagu me juures olevat pildit näeme, sünnib lihtsalt katastroof. Ja see on kurb ja kahetsusväärne kogu ühiskonna jaoks. Nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis. Tänapäevane ühiskond ongi relatiivse õuduse käes kannatav, moraalses kaoses vaevlev. Ma mõtlen siin just konkreetselt lääne tsivilisatsiooni, elujõuvetu, tahtejõuvetu, kes ei suuda reaalselt seda potentsiaali realiseerida, mis talle kaasa pandud on, sellepärast, et kõik ühiskonna alusstruktuurid on alla lastud ja likvideeritud ja puruks tambitud. Aga siin on lahendus siiski algkristliku tegevuse juurde tagasipöördumine selle ideoloogia juurde, mis kunagi lääne tsivilisatsiooni üles ehitas, mitte selle liberaalse õuduse juurde, mis praegu igalt poolt vastu vaatab ja mis on kõige suuremad kuritööd tegelikult kuuletanud suhteliselt ja aktsepteeritavaks igati. Sellisel ideoloogial ja sellisel ühiskonnal tegelikult ei tulevikku. Ja pole siis imestada, et inimesed ei tunne enam sõna ära ja ei tule sinna, kus on neid kutsutud, kus on neid vajatud, kus jagatakse reaalselt Jumala sõna. Sinna nad enam ei tule, nad ei oska vahet teha, kus on Jumala vaim sees ja kus seda ei ole. See ongi esimene küsimus, milles me peaksime vastama. Kas antud juhul on tegemist Jumala vaimuga? Jumala vaimuga ei ole kindlasti siis tegemist, kui on kaasa teatav ideoloogilise õudusega, mis tegelikult kogu ühiskonna lõpuks ära hävitab. Kui me kõik suhteliseks kuulutame, ma rõhutan veel kord, siis tekib selline kaos, kus kogu ühiskonna struktuur lõpuks kokku kukub ja see konkreetne tsivilisatsioon lihtsalt pildilt kaob. Ja kui me seda juures olevat asju vaatame, mis toimumas on, siis tegelikult minule isiklikult tundub, et see on taotluslik. Et tahetaksegi konkreetne lääne tsivilisatsioon põhja lasta ära likvideerida, sinna mingi võõras kultuur asemele tuua.
See on pikkade sajandite jooksul on seda tehtud ja nüüd on siis jõutud punkti, kus asjad hakkavad iseenesest kokku kukkuma. Inimesed ise tegelikult sageli ei saa aru, mis on toimumas, vaid nad lähevad rõõmsalt kaasa selle ideoloogilise õudusega, mis lõpuks nad põrgusse saadab, sõna otseses mõttes, mis need hinge õnnistusega pikas perspektiivis ära võtab ja mis võtab ka maise õnnistuse lõpuks ära, mis lõppkokkuvõttes ongi kahetsusväärne ja jube. Vaatamata tagasilöökidele ei ole ma jätnud ikkagi kavatsust viia algkristlikke teenistusi. Nii et lähiajal teatan ka uue toimumiskoha, see saab tõenäoliselt olema augusti alguses, kus on võimalik tulla ja osa saada Jumala armust ja seekord tõenäoliselt ikkagi tuleb mul kehtestada ka mingisugune tasu, sellepärast et ikkagi kõikidel asjadel on kulud, nagu ma ütlesin. Ja see tasu siis fikseerub selles kuulutuses, mis siis üles läheb sotsiaalmeediasse ja mis siis näitab ära, kui palju see konkreetne kulutus on. Aga tagasi tulles selle kirjakoha juurde, võiksin öelda, et Jumal tõesti kutsub igat ühte meist eraldi. Ta annab meile eraldi ülesanded, eraldi võimalused teda teenida. Ja kui me nüüd seda vastu ei võta, siis tegelikult lõpuks pikas perspektiivis on see meie jaoks äärmiselt kahjulik ja äärmiselt ohtlik. Siis kutsutakse sinna kedagi muud ja nagu tänane kirjakoht näitas, et siis Jumal võibki valida viletsamaid, aga neid viletsamaid just maises mõttes, sest Jumal näeb südamesse. Jumal ei vaata kunagi maiste silmadega ehk issand, vaid ta tegelikult vaatab seda, mida inimese südames on leida ja kas see inimene on konkreetselt võimeline teenima Jumalat või ta ei ole seda tegema. Niisugune on Jumala vaade asjadele, mis siin maises ilmas toimuvad. Jumal ongi nagu isand, kes korraldab pidusöögi ja kes osadele inimestele paneb talendid lauale ja ütleb, et näete, võtke ja kasutage ja teenige sellega ligimest. Aga palju on neid, kes seda tegelikult ei märka ja kes sellest tegelikult aru ei saa, et nende talendid on just nende jaoks määratud. Ei, nad ei märka seda, ei, nad ei saa aru sellest, vaid nad kõnnivad neist mööda ja ei tule isegi kohale, kui keegi kutsub neid. Kellel tõenäoliselt on ja päris kindlasti on midagi anda neile, mida nad mitte kuskilt mujalt ei saa. Ehk Jumala armuväge ja juhatust hoopis teises konditsioonis, hoopis teisel tasandil. Sellepärast, et ma rõhutan veel kord, küsimus on selles, et paljud peavoolukonfessioonid, ma mõtlen siin mitte ainult Luteri kirikud, vaid ka muud, on suuremalt jaolt siiski globalistliku agendaga kaasa läinud. Ma ei saa üldistada ja öelda, kõik neist seda teinud on, aga ülekaal on kahjuks ikkagi nende käes, kes on selle agendaga koostööd tegema hakanud. See on niivõrd kurb ja kahetsusväärne. Ja teine kurb ja kahetsusväärne fakt on tegelikult see, et inimesed ei ole sellest aru saanud, et inimesed ei ole lõpuni mõelnud. Ja see tegelikult on ka see ju poliitikamaastikul tegelikult näha, et kui me ikkagi valime teatavat erakonda, kes on meie elatustaset tegelikult alla viinud ja me ei viitsi isegi lõpuni läbi mõelda, et kui me selle erakonna valime, et siis asi kordub, siis on see ilmselt inimliku rumaluse tulemus ja selle tulemus, et inimene tegelikult ei näe tervikpilti ja ta ei suuda luua seoseid ja aru saada, mis siis tegelikult toimumas on. Toimumas on tegelikult teatud globalistliku ideoloogia pealesurumine ühiskonnale, sest see ühiskond sellisel juhul ja sellisel kujul kindlasti läheb lõpuks põhja selle globalistliku ideoloogiaga, sellepärast, et rõhutan veel kord, globalistide eesmärk on inimese paljaks varastada ja panna elama põhimõtteliselt klaaspuuridesse odava küttega ja ilmselt ka narkolaksu all, et neil ei tekiks küsimusi, et miks nad seal on ja need saaksid tõestatud, et see olekski justkui normaalne. Aga see ei ole kaugeltki niimoodi. See on inimkonna vastu läbiviidav genotsiid, mis on grupi seltsimeest autistliku spektri häire tõttu lihtsalt võimutsema. Sellepärast, et iga võim on nende teostajate nägu.
iga võim on nende teostajate nägu ja kui lood on Jumala nägu. Ja see antud juhul see agenda, mis tuleb, on lausa satanistliku nägu. Sellepärast, et on destruktiivne, hävitav ja ühiskonda põhja laskma. Rõhutan veel kord, ainuke lahendus on algkristlike põhiväärtuste ehk konservatiivse perekonna ja kõige sinna juurde käiva eetika juurde tagasi pöördumine. Relatiivsest õudusest lahti ütlemine, uuesti põhiväärtuste osaks võtmine, asjade õigete nimedega nimetamine, mitte valetamine iseendale ja kogu ühiskonnale. Et need asjad on justkui hästi, kuigi tegelikult on teada, et kui me võtame moraalsed põhiväärtused ära, siis tekib ühiskonnas kaos ja selle lõpptulemus on see, et seda ühiskonda pikas perspektiivis enam ei ole olemas. Ta kaotab oma eksistenti, sellepärast et tema liikmed hukkuvad globalistliku valikute tulemusena, kus kõik on relatiivne, on kuulutatud, rõhutan veel kord, normaalsuseks, aga mille tegelikkusega ja päris normaalsusega pole tõepoolest mitte midagi pistmist. Ja siis juhtub täpselt nii, nagu selles kirjakohas. Inimesed pole Jumala armu vastu võtnud, kutsutakse võõrad, kes siis selle vastu võtavad ja kes selle õnnistuse vastu võtavad. Ja võib ka juhtuda niimoodi, et kui need kristliku kultuuri kandjad lihtsalt hukka saavad oma rumaluse tõttu, siis tulevad siia mingid teise kultuuri kandjad, sest ega loodus tühja kohta ei salli, kes siis kannavad hoopis teistsuguseid põhiväärtusi ja kes on lihtsalt selle tõttu neid suutnud edasi anda, sellepärast et nad on suutnud järgida teatud esimese tasandi asju. Ehk ei ole perekonda ja asju põhja lasknud. Kuigi sendega käib kindlasti kaasas ka hunnik probleeme, sellepärast et see, mis siin tulemas on, kui kristluse kandjad peaksid hukkuma, on armutu ja julm ühiskond, kus puudub igasugune Jumala arm, kus tegelikult mingisuguseid tõsiseid protsesse ei toimugi, kus ühiskond on alla lastud ja nivelleeritud ja tema potentsiaal on suuremate jaoks lukku pandud. Ja küsiks siis sellise retoorilise küsimuse, et kas me siis seda kõike tahame. Loomulikult kindlasti mitte, aga oma käitumise ja oma valikutega me seda ikkagi teeme. Ja lõpuks me ikkagi selleni viime. Viime selleni, et lõpuks ei ole meil mitte midagi, mis oleks inimväärset elu väärt. See ongi see, mida ma tahtsin öelda. Palun, kallid kaasteelised, leidkem üles need algkristlikud põhiväärtused, milleks on perekond ja kõik selle juurde käiv moraal ja eetika. Ja unustage ära see relatiivne õudus ja kaos, mida globalistid teile, ütleme siis otse julmalt välja, loomuvastased pähe määrida üritavad. Pähe määrida üritavad, mille lõpptulemus tegelikult on ühiskonna häving ja kaos. Seda tuleb meeles pidada, me ei saa ega tohi sellega tegelikult kaasa minna. On teatud asju, millega ei ole võimalik kompromissi teha. Üks on neist ebaloomulikud vajadused peavoolu kirikus, ebaloomulikud õpetuse vastased tegemised, valikud, mis mitte mingil juhul ei ole aktsepteeritavad ja mis mitte mingil juhul mitte midagi ei anna, vaid ainult võtavad kogu süsteemilt elujõudu, tahet ja energiat seda realiseerida, mis on nende potentsiaaliks pandud, ehk mis on tegelikult kogu ühiskonna aluseks. Issand peaks meile siiski andma tarkust ja mõistmist, et me nende asjadega mitte mingil juhul kaasa ei läheks ja ei teeks kompromissi. Ehk relatiivse õuduse ehk moraali ja eetika puudumisega. Aga tänase lühiloengu või jutluse lõpetuseks ma palun kõik issanda kätte palvetades kõigepealt ikkagi meie maa ja rahva eest. Issand, palume kõik sinu kätte, et inimesed hakkaksid lõpuks ometi tõde nägema, et inimesed tuleksid
algallikate juurde tagasi vaimses mõttes. Ja nad hakkaksid aru saama, et see, mida globalistid pakuvad, on tegelikult üks relatiivne õudus. Ja sellega pole mitte midagi issand peale hakata. See külvab ainult kaost ja hävingut ja viib ainult sinust kaugemale ja viib kuskile mujale, aga mitte mingil juhul sinu juurde. Toob kaasa kannatust, õudust, valu ja hävingut. Issand, anna siis meile tarkust seda ära tunda. Issand, anna meile tarkust seda mõtestada ja sellest aru saada. Ja kuule, issand, kui ma palun kõik sinu kätte, sinu õpetatud ja antud sõnadega. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiega andeks anname oma võlglastele. Ja palun ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen. Issand õnnista meid, issand kaitse meid, issand hoia meid. Aamen.